läheme lesta taga ajama. 5 erinevat lesta on võimalik selle laevaga tulla püüdma. See on 100 aastat vana kalalaev. Ja me rentisime, no minu reisides ongi, see on sees, ütleme, et see laevareis on hinnas. Et see nüüd oleneb, mis aasta ajal te tulete. Praegu on lest, 5 erinevat lesta, kammlest ja kõik muud. All on elamine. Pärast lähen alla, näitan teile. Siin on meie ladid, me oleme 5 ja suvel hakkab makrelli hooaeg täies hoos. Oho, me oleme valmis juba lesta juures, no ega siis tuleb hakata liigutama. Tuleb bussid otsa panna ja ära nii külma tee mulle. Okei, jah, et see meeldib. Mellu varastab ta seal, ma pean pärast kõik oma asjad üle vaatama, kus minema läheb. Ma aitan kohe Meljut. Vaata, vahepeal lase niimoodi, teda uuesti. Just lasi. Lasi või? Nii. Ja kalaõnge hoitakse niimoodi, mitte niimoodi. Ma õpetan su kohe algusest peale õieti püüdma, sellepärast kui sa siia ära kolid, ega sa tuled minu juurde kala püüdma. Lähed niimoodi. Pane need 2, sellepärast kui me läheme punast püüdma, siis sa juba õpid. Ma ei tule. Kala püüdma, ma saan aru küll, aga ühelt maalt võib-olla järgmine aasta. See on nagu asi on selles, et vaata. Ja, aga ise ju, nii. Kes meist siin proff on? No, jaa, sellepärast, et vaata, Mellu, mis ma tahan sul rääkida. See on sellepärast, et kui sa valesti hakkad algul õppima esimest korda, siis sul on pärast väga raske ümber õppida. Kui sulle tuleb näiteks praegu suur kala kätte, isale tuleb, siis ta ei keri välja, sellepärast kui ta otsib või hoiab sealt kinni, see ei keri välja. Aga sina kerid, sellepärast sul on pinge siin, on ju. Ja siin see koht on see koht, kus sa ei plõksi üldse vastu, vaid kõrvad on kikis, kõik, mis ma küsin, jääb siia kõrvade taha ilusti kinni. Ta triivib, ta ei või jätta, ta ei võta kütti. Kui me maksime 8 tonni talle, ta võib natuke kütti ka raisata. Muretseb siin selle paadi pärast. Kadi muretseb paadi pärast. No ta jätaks paadi seisma, kütet läheb palju. Püüa kala, kurat küll. Ta on rohkem kui naljaks. Otsas või? Oho! Kui ta signaali laseb teist korda, siis tuleb välja kerida. Me liigume kuhugile. Jah. Asi. Kuule, ega Ralf ei ole siin mingid murukorja järjes. Oota, Mellu, ma panen sulle, sul on natuke ära söödud siin. Sa pead natsa hoolikamalt vaatama ikka, kui sa näed, et tunned, et ots natukene tõmbleb, siis proovi natuke kohe tõmmata.
nüüd lase põhja, pumm. Ah? Ei, ma setin alles siin, odan. Ralviks tavaliselt on 12 inimest siin paadis. Jäätä? Kõige suurem lest on, mis te siin kästi saadavad? Pellul otsas. Pellul otsa. Vellu sai. Uuesti sisse. Väga ilus rööspeda. Väga ilus rööspeda. No vaat. On ikka päris vinge jurakas. Näite ka, Triin. Triin on juba 2 on, näite ka. Vahet ei ole, püüa edasi. Mul on kaamera otsas. Muidu see käib nii, et sa lased sinna põhja ja ootad. Nüüd vist käis mingisugune. Mul on kaamera muidu. Ma kohe võtan kaamera küljest ära, ma natuke tahan lihtsalt põhja näha. Mis põhjas on, siis ma panen omal teise süsteemi, siis ma näitan teile ilusti, kuidas see asi käib. Mis süsteem siia otsa läheb ja kuidas need usse pannakse siia. Tuleb midagi. Aga see on raisk ilus lest jälle. Aga näed, see on juba teine lest. See on lest. See nüüd on see, mis on eesti keelest lest. Mida teie Eestis saate need korbeline. Need on rööspedad ja värgid. Ma ei tea, kuidas need eesti keeles on täpilest. Ja. See on ka hea lest. Aga jaa. Pane see teiega konks karpilu. Meil on otsa juba. Oi, see on raisk, mineb. Läks ära või? Seda keegi ei usu. Mina ei usu seda. Lase uuesti vette minna. Meil oli küll, jah. Ossa raisk ilus suur on, jah. Näita. Jah. Ega mul ei olegi siin suurt midagi. Ära läks või? Ei läinud. Jäi kätte või? Jah. Ilus suur. Ilus suur. Vaadake. Küüned on värvitud hästi pikad, siuksed kunstküüned ja saab ikkagi ussi otsa panna. Võt see on õige värk. Võta see ära.
ka otsa panema neid krevette. Aga jah, nägin, ma ütlesin vaheta uss ära ja kohe tuleb. Aga meil ei ole üldse seda, tegelikult ei ole seda ussi. See punane pane tagasi. Punane pane tagasi. Pane, mul on kiidnud käed. Vaata kui suur. Ohoo, mis asja, meil on mis kõige suurem praegu, ei no, kuule, ta loeb siis, kui ta sul ikka paadis on. Kohe tagasi sisse. Sina ei peagi rohkem püüdma, sul on söök olemas õhtuks. Aga vaata, see on see täpiline less, see on kallis less. 80 siin. Ei, mida ei mahu ära või? Kuule, millega sina tegeled? Kõik võtavad lihtsalt, kogu aeg kerivad sisse välja. Kas siin võib olla tegemist sellega, et sa käskisid kaptenil mootori välja suretada ja siis ei ole sul tina õige ja võib-olla see negatiivsus, kõik, mis sa oled kokku tõmmanud, võib-olla see... Kuule, su vanamees... Äkki peaks see mootori müra jamaka. Su vanamees maksis 8000, las ta nüüd kuradi teeb kulutusi ka omal, muidu topib selle lihtsalt taskus. See siin võtab tunnis võib-olla paar liitrit. Ma ei tea, kuidas sa Kaidi selle mu kõrg lati. Triinul jälle käes, jah? Okei. No, panen Meljule siin uued otsa, bussid. Mis sa Kaidi teed seal? Kadil ei ole seda kalasoont. Selle eest on tal ärisoont. Ärisoont on tal. Nii. Siin on tal kõik hästi. Viska sisse. Vanamees, tahad ka usse uusi või ei taha või? Pohhui, sa pane vanadega. Ma olen praegu kindaid käes ei ole, siis ma võin ära. Ala lõhna ka tunneta. No mille peale ta siis siia tuleb? No ma mõtlesin äkki nägemise peale. Vellu, nüüd järgmiseks sa näitad, kuidas usse ka otsa panna. Ise. Pissil ära jälgige mu õnge, ma panin sinna otsa selle. Ma arvan, et selle aja siis, kui sa pissile lähed, selle aja siis ta just võtabki. Ega ära ei lõhu seda. Ma hakkan, mul on kaamera otsas, mul on ainult kaamera, nii et kaamera ära läheb, siis ära filmib, siis ma panen uue süsteemi otsa, siis te näete, kuidas asi käib. Kõik või? Jah, kaikin kunnassa. Opa, Vellu, sul kaputsi külge üks uss jäi. Ei noh, actionit on, mis siin ikka. Väga vinge, ütleme nii. Madal 5 meetrit on siin halvast. Ei no ta ei ole sügav, no me oleme ranniku ääres, näed. See on ju rand. Siin võid rahulikult kubemeni jalutada pikalt. Mul on jah siin kaamera otsas. Varsti vahetan. Ma ei ole kindel, et mul see kaamera üldse põhja läheb. Ei ole nii raske. 70 grammi, neil on suuremad kinad. Vaatame, kus Kadi jättis oma lati siia. Kadil on otsas. Ossar, Kadi on metsas, nüüd tahan küll vihale.
Kadi on ainuke, kes pole kala saanud ja nüüd on otsas siin. On otsas või? Jaa. 2 tükki. Oh my god, vaadake siia, 2 tükki. Sinu õngel 2 suurt otsas raisk välja. Tule vaata, Kadi. Mine vaata, tule ruttu välja, vaata. Ma ei tea, mida ma teiega teen. Tule vaata. Minge perse. Ei ole võimalik. Päriselt ka ei ole võimalik. Nii suur. Ja just nüüd, kui mina pissile läksin. Sa ei saa nendega pilti teha, sa ei käinud ise välja. Ei saa, need ei loe muidugi, nalja teha. Ei loe ja noh. See ei loe, Kadi. Ma näen noh. Kuse häda rikkus kõik ära. Kõik ära praegu. Ükki välja kiri. Nägid, Triin, või? Üks on vägev. Üks on ikka, no see on ikka, oh my god. Eestis ikka siukest lesta vist ei ole, või? Mida? Eestis siukest lesta vist ei saa, või? Ei saa vist. Ja ma pole kunagi käinud. Elu püüab kala praegu, mis teed? Ole vait. Ma ei tea, et Eestis õngega üldse leidsid. Saaremaal ju püüaks, püüdaks. Võrguga. Võrguga püüavad, õngega ma ei tea. Seda ma näen. Ikka püüavad. Saad aru, korraks läksin pissile. Ma olen tund aega olnud. Ei, me ei ole püüdnud, pool tundi püüdnud. Sa pead siia väikse jupi seda ka panema. Aga see oli küll ilus, see on ikka ilus lest. Väga vinge, Kadi, proovi uuesti. Aga näed, ta võttis sul ka nii, et sa üldse peale ei passinudki. Sa, Melju, ega sa võid jätta ka ta, kui ta nägid, ta ju emale tuli nii otsa, et ta ei teinudki midagi üldse. Et kui sa ei viitsi seda käes hoida või ära väsid, siis pane ta väikse nurga alla, näed niimoodi. Kui sa ei viitsi hoida, siia näiteks niisuguse nurga alla niimoodi. Nii kui mul on, noh. Aga mul ei lähe ta arvatavasti põhja, mul on see kaamera otsas. Aga see on ikka siga ilus. Vaadake seda lesta. Ja ta seisis sul selle otsas. Väga vinge. Väga vinge. Nii, nüüd me triibime või lähme üles ära natuke ülespoole ja samal ajal ma näitan teile, millisega me püüame siin. Siis näed, 80 grammi ja tal on siis 2 konksu ja siit võtad ta välja niimoodi. Ma ei tea, kas teil siukseid lesta rakendusi Eestis on või ei ole, ei oska öelda. Aga meil ta maksab 5 euri. Siuke rakendus. Ja siis see käib mööda põhja, tuleb. Mööda põhja. Praegu ikkagi oleme saanud, nii et viriseda ei ole midagi. Viriseda ei ole midagi. Nii. Ja nagu te näete, ta on siis selline, siia läheb nüüd see nöör otsa, on ja siis ta jääb sellisel kujul, et ta läheb põhja ja siis ta lohiseb niimoodi põhjas vaikselt. Ja sellepärast pannakse see punane kummijupp talle külge, see lõhnab ka omakorda veel selle salamandri järgi, ütleme nii. Et kui ta mööda põhja tuleb, et siis
ta ei tuleks see uss siit küljest kohe ära. Aga meil on need ka olemas, need krevetid, nii et me hakkame krevetidega ka, need on natukene külmunud praegu. Need sulavad üles, sest meil on terve päev otsa seda püüki siin ees veel. Terve päev otsa. Nii. Niimoodi. Ja siuke süsteem siis. Nüüd siin on natukene selle teise süsteemiga. See on siis nüüd kalda pealt püük, siis sa kasutad seda. Aga kuna mul oli ta kaamera küljes, ma tahtsin natuke põhja filmida, aga ma ei ole kindel, et ta põhja läks. Ma lihtsalt ei ole kindel, aga no ma ei tea. Panen selle kaamera praegu ära siit eest ära. Ja selle nüüd hakkan püüdma mina ka, ehk siis vaatab, ma panen siis tööle. Kui suur! Oh my god, vaadake seda lesta. Ja väike tüüruk erib välja. Kõige väiksem. Kõige väiksem, aga no, onu Ralf pani talle ikkagi asjad ka otsa korralikult. Mellu, sa ära rohkem võtta, sinu see on täis juba siin. Homme tuled punast püüdma või? Aga juba ütles, et sellest ta nii kindel ei ole. Algul oli raudselt, ei, tema 5 elab üles ei tõuse. Aga nüüd... 5, siis ma ei tule. Aga mõtle, sa saad suure punase, nii suure punase välja kerida ja tead, kus see hüppab veest välja. Hoia siit ilusti kinni. Ma ei jaksa seal. Ei jaksa või? Käsi hakkab valutama. Pane siis ta need siia natuke, näed, vaata, nagu mul. Mul on nii. Mul on ots on siin sassi. Mul on nagu teine kohustus, ega ma ei püüa, ma pean usse panema ja ma pean siukseid asju tegema. Sellepärast vana kindral, noh, seal selle A8-ga vend, see ei võta oma riides kindaidki küljest, ma pean usse panema ja... Ei, ma ei olnud midagi, ma ütlesin, kõik on väga hästi. Kala tuleb, pellu kerib välja, ega mul ei olegi muud midagi vaja. Sina maksad, pellu kerib välja ja ema praeb, noh. Ja mina söön. No seda me veel vaatame, ütleme. Seda me veel vaatame. Jälle ju. Ma ei tea, mul ei ole mõtet oma latti siin. Täitsa sür. Tüüruk pole elu sees kala püüdnud. Isa ei viinud seda kalale, ütles, et tal kala õnne ei ole. No kellel on kala õnne, sellel ei pea armastusest, sellepärast ta ei viinudki sind. Aga siin paistab, et tüürukul on armastuses. Eile oli juba lööki kala selles Hiina restoranis ja kalas ka, nii et tuleb välja väga tubli. Tubli Mellu, jätka samas vaimus, siis vähemalt keegi püüabki siin. Mul on ka ikka võtta olnud. No ma pean muude asjadega tegema. Mine uuesti, kuule, sa olegi vetsus kogu aeg. Lased jälle põhja, toetad sinna vaikselt, mugavalt. Ja nii ta on. Keegi vets, ma ei tea, kaamera filmib praegu, ta peaks jääma peale küll. See nüüd on triivimine. No. Oba!
kurat, küll oli võtt ja otsa jäänud. või on ikka otsas vist? Ikka otsas vist, jah? Ei, läks minema. Ma ei saa aru. Peab ikka kaamera vist külge panema, mis teema seal all on, reis. Keegi jeblab. Aga see võib olla krabi, mis seal mellab. Või merirästik. Aga meil on otsas jälle või? Tead, ta pennu püüab niimoodi, nagu sa õpetasid, ta mängib sellega. Jah. No aga nii peabki ju, ega siis see on tavaline asi, et need vennad, kes ei kuula mind, need lähevad siit ilma kalata minema ja need, kes kuulavad, need lähevad kalaga. Rohkem oled. Sa said ju väga suure kätte. Me peame tegelikult korra tulema võib-olla veel Männikute perega ka, nad on kõik alaarmastajad, Kairi ja Anna veel. Kes see Männiku pere on? No sa kuulsid, mis mul hinnad on, tonn 500 euri on nädal inimese kohta. Te võite tulla terve selle külaga, mis te mul on, ma arvan, see nädal läinud topelt hinnaga siin. Mul oleks odavam olnud osta see tonn 500 see nädal ja oleks rahumajas olnud. Ise võtsid pere kaasa, ma ütlesin, tule lennukiga. Jaa, mul on ka läinud. Sul olid kõik võimalused olemas. Ma ütlesin, tule lennukiga. Siin see, ma pean veel tonn 500 sind söötma nädal aega siin. No see käis nagu hinnaga kaasas, ütleme nii. Sööt ka ju ka 4 inimese eest üksinda. Jah. See peab kõik peale jääma, siis on hea näidata, mismoodi Audi A8 vennad Sarani vennade kallal norivad. Noh. Aga mul on seal siuke tunne, et aga no Arabella on küll ilusat kala saanud, ütleme nii. Oho, mis ui plaat! Kas tuleb siis Kadi vä? Ära läks, jah? Kadil hakkab nii võbisema õng käes, see jookseb minema kala. Kadi on selline, kes läheb nii paanikasse, et ta läheb ennem nagu kergelt šokki, ennem kui ta selle õnge lati kätte saab võtta üldse. Otsas. Tegelikult ka vä? Ongi jälle ilus suur. Mis asja? Nüüd sa tegid. On otsas vä? See esimene õng, millega ma püüdsin, see nüüd Arabella kätte on ära vahel. Pane aga Arabella sisse, jätka, sa oled ainukene, kes suudab selles peres kala kinni püüda. Ema mõtleb ärisid välja ja isa niisama on käsi taskus seal ja suur jälle. Anna see õng Arabella tagasi. Ma ei tea, mida ta teeb. Ta teeb nii, nagu onu Ralf talle ütles. Arabella kuulab sõna, selle nimi on lihtsalt kuulab sõna. Ta on proovib juba. No, pärast saad 2 kõige suuremat näppu võtta, siis ma teen pildi, saad saata oma sõbrantsile. Siis suga enam keegi koolis ei räägi ka. Triin läks ära, Triinul hakkas natuke Eva läks magama näitsa. Ta magab, ega meil nagunii, mis see kell on, me oleme 3:30, 4. Katsu, oota, seda ei tohi katsuda. Ei tohi või?
mina võin, teie ei tohi kaks veri rästiks. See on haruldane kala, vaata seda. Kui sa selle krooniga pihta saad, ta tahab sind lüüa kogu aeg, näed, tal on kroon seljas. See on sama mürgine kui rästiku mürk. Tegelikult ka. Ja mõtle, kui sa ei tea teda, võtab palja käega kinni. see on Väga mürgine kala. Mürgine kala ju. Merirästik on see. Kindaga saab võtta või? See tuleb maha ennem lüüa. Kui sa siit pihta saad selle kohaga, siis läheb su käsi 8 nädalaks nii topelt paksuks. Mul on neid turiste saanud küll. On või? Ja. No aga sa ei tea ju, mõtled nagu särg. Aga ta on siga hea. Ta on hea või? Muidugi kuningas sööb seda meil. Ainult seda kala. Sa viskad ju tagasi. Ja. Teised kalad saavad süüa. Aga paneme süüdaks. Ei ole vaja. Merirästiku. Sa oleks pidanud pilti sellega koos tegema. Ei ole haruldane, tal ei ole hooaega veel. Me hakkame ühed maalt me hakkamegi seda püüdma ja merirästikut ja makrelli koos. Otsas või? No vaata, ma olen proff ka ääres. Kuidas see kadin nii õnnetult läheb? Mine taha otsa sinna püüd. Vaata seda nüüd, vaata. Jälgi seda. Ära läks. Tal on 2. Minu omaga kinni. Oota. Vaata, panna Raino Ralfi poole. Oota, ärgi. Need asjad võivad nii sassi minna, et nüüd on jälle otsas mul siin. Peaks olema, et saab keerata, vaata neid. Saad aru või? Jah. Ja ma saan aru küll, jah. Kui sa mõtled nagu keskmist võttu kui tavalise käiguga? Sama, jah. Ei ole nii vahet. No oleneb, eks kindlasti vaata, praegu oli torm. Põhi on rohkem sitane, eks see mõjutab natukene. Ega nad seda kalasid ju kaasa ei võta, kui nad autoga ei tule. Kala jääb sulle. Ei, ma ikka mingi osa saadan neile järgi Eesti, aga nad on rohkem sellised, kes tahavad
süüa seda ja proovida ja proovin, äkki ma saan kaamera otsa panna. Tahaks näha, mis seal all toimub. Ma saan siia kaamera otsa panna. Minema kusele ära käima, raisi kuse häda. Ütlesid teeme. Mis teema on? Ui, plööd, kui suur! Pane, keera natuke peale, ma sa ei kerigi välja seda. Miks sa selle oled maha võtnud? No, kui õngeomanik annab mulle ridva, mis on niisugune poolkõva, mis ma teen siis? Poolkõva peabki olema. Kadi, kuidas sul palal läheb? Norivad, Kadi on ainult merirestiku ühe saanud. Ma olen ühe auto võrra rikkam, Pellu. Ei ole! Okei, teeme viigi või? Kui sa kala kätte praegu, sa ei saanud, siis me ei saa viikiga teha. Mis te vedasite kiila millegi peale? Ei vedanud, ei surnud isegi käsi, vend. Tegelikult ma nägin, et midagi teie vahel oli siin. Mitte vend, vaid isa. Ei surnud käsi. Kuule, kui mina ka mingit kasu sealt saaks, siis ma oleks sinu poole peale, vanamees, kuule. Me ei surnud isegi käsi. Ma nägin, et... Challenge praegu. Ja vana eeldab, et ma ostan talle kursse. Vana eeldab. Kuule, võtad vanal pidi 5 kaarti olema, võtad sealt ühe ja ostadki Porsche ja ongi korras ju. Ma ei saa, tal on limiidi. Arvad, Sama sa saaks raha välja võtta.
Porsche lähed ostad Eestis keskusest ära kohe cash'ina ja ongi korras. Seal polegi midagi. Ei, väga vinge, püük käib, tüürukud kõik erivad, me oleme 3 naist ja 2 meest, noh üks on siuke, ütleme, no vahepealne versioon, aga üks merekaru on õigemini. Oi, Triinul on nüüd küll otsas. Oi, see latt ja värgid, särgid. Ui, kui ilus jälle. See on kõige suurem, ma arvan. See on kõige suurem. Väga ilus. Nii, tubli, jätka muist samas vaimus. Kadi, ma ei saa aru, kõik kerivad ja millega sa tegeled? Kadi on sa näinud ühe merirästiku. Vaata, kui ilusa kala sa kätte said, merikukk. Jäta meelde nüüd omale, et see on merikukk. Kui koolis keegi küsib, siis ütled, et kuule, ma sain merikuke. Svär rigtig godt, den der. Det smager rigtig godt, ja. Der er ingen mindste mål på den. Har det ikke? Et der er ingen minste muul, et sellel ei ole seda peal. Selle võib kaasa võtta. Mellu sai merikuke, Triin, nägid või? Et väga tubli, Mellu, sa oled nüüd saanud merikukke. Väga tubli. Vaat nii, meil käib jah pükk. Süüa ka varapölla korralikult. Täna... Mitte hiinakat enne. Ei, täna läheks ikka hiinakasse, kuule. Palju sul raha järgi veel on? Oleme me ühe kaardi tüüjaks ära teinud või ei ole või? 200 krooni veel ja järgi. No selle eest me saame seda klassikalist hot dogi siis süüa. Ja 15 kroonit see on kappale. Kuule, aga me saame seda klassikalist seda süüa, hot dogi täna. Vanamehel pidi 200 krooni järgi olema sellest reisist. No münte on ka veel midagi paar kända. Oi, nüüd tuleb. Tõmbad selle laeva sinna kala juurde praegu. Kus kuradi kaugelt ta seda püüab? Sul ei ole ju mitte midagi. Sellepärast tal kala polegi, et nii kaugelt püüab. Sa pead ikka, Kadi, lase otse alla siia. Jah. Tina on liiga nõrk. Ei ole. Mul on kõige nõrgema tina. Kust otsast kõigil on ühesugune tina? Temal on kõige väiksem tina. Homme jätame ta kodu koristama, kui me läheme punast taga ajama. Vaat nii. Ikka võtame sind. No nüüd võtab põhja selle topeltina hakkas tööle. Ei no, me oleme ka põhjas. Natuke juba on siin. Nii see püük käib. Ega meil rohkem krevetti pole, kui need on, jah? No meil on ussi ja igasuguseid muid asju. See ei ole, et ainult krevetti võtta. Ma võtan pea. Võtan sabasid natuke lõhnaks. Võta, kui otsa saavad, siis hakkame neid panema, usse ja värke, aga ega see nüüd ei tähenda midagi, et ta nüüd paar korda kreveti võtnud on ülejäänud, on saadud ju usside ja... Ellul on seal midagi. On või? Üle
okei okay. Kongs tühi või? Oota, ma lasen põhi ära. Villu, sa oled alla, on ju? Kus ta läheb? Härjaks. Värjaks seal, jah. Teen sul siukse pulli, et panen sulle pea siia ülesse tuuninguks talle. Aga nii ta loiseb mööda põhja. Aga sa said ühe nüüd või? Ei saanud. Andrus sai ühe. Tal on samamoodi. Oota. Inimestel pole kuivasid riideid. Meil on kummiriided. Nii. Vaatame, mis toimub. Niimoodi käib. Ootad, mul on suur otsas. Merirästik suur. Nad olid ka merirästik. Mis sul on, Mellu? Aitäh. Palun, Mellu. Püüa nüüd kinni keegi. Merirästikud siin taga ajama. Vana ähne päts. Selline. Siis teda hakkab juba tulema. Aga nagu ma aru saan, te ei püüa seda. Ikka püüame. See on ju kuninganna sööb seda ja kuningas. Ma ei viitsi sellega praegu mässata, sellepärast laps on ka siin ja pärast saab sutsata sellega kuskilt, see on katastroof kuubis. Just. Sa ütlesid ise, et sa oled väga allergiline ka, siis on parem, kui seda ei ole veel paadis. See on ju sama mürgin nagu rästiku mürk. Sealt latakas. Viska issi on ka sisse. Siledaks on läinud, aga vihma sajab. Muud pole midagi. Keegi on otsas või? Sisse. Nii. Kati käib juba. Midagi nagu. Ega põhjas on seda venda ka, seda krabi, see ka jeblab vahepeal niimoodi. See ka jeblab vahepeal.
Jep. Siin on sõlm peal. Ja kuidas see siia tuli, mina ei tea. No see juhtub ikka, kui on naisterahvas ja püüab kala. Aga tere teda kokku tõmba, muidu meil on hoia seda niimoodi, et muidu meil on väga keeruline. Vette visates lihtsalt tegi sellise sõlme. Juhtub Mis ikka. on võimalik? Kalapüügi juures on kõik võimalik. Jube hea närv peab olema. Ma oleks ammu noa sisse löönud juba. Siis peab hakkama seda tegema. Uut üritust panema. Ma olen siit järgi. Nii. Kas siia peab stopperiga panema või? Ei pea. Veel ei ole päris lahti. See üks sõlm ei tea ka midagi. Kuidas see võimalik? Nii, korras. No ma ei tea. Vool on päris kõva, ta triivib jubedalt. Vaata seda paid. Kell me tulime peale üldse? 7 või? Jah, 7 hakkasime liikuma. Paadiga? Või kodust? Hakkasime 6. Jaa. Siis me oleme juba olnud ka päris... Palju kaua me oleme, mis kell on? 1:30. Ei ole? 1:30, no jah, ütleme nii, et ega varsti hakkame minema ka, ma arvan. 5 tundi. 7 tundi kohe. Jah. Tal on tagasi ka sõita, ütleme, no jah, tund on sõita, ega viimane, sest ma arvan, et varsti läheb minema. Varsti läheb minema. No ma ei tea, millal ta signaali laseb 2 korda, siis on läbi. QS. Sumpsi juures soojast. Täpselt nii, sõbra. Sumpsi juures soojast. Väga nigedad kommentaarid tulevad kohased. Väga niru. Ei no mis? Kuule, see naine on juba 6 reisi ette ära tellinud. Pärast Räägi temaga, ma enam tema reisides kõigis ei jõua osaleda. Sa pead temaga räägi. Klaarige otse. Üks reis, kus te tulete kolmekesi, siis on üks reis mingisuguse Janekiga ja siis on mingi Männik või mingi, et üks pere tuleb veel, nii et suur reis tuleb ka veel see aasta. Ma vist ei saagi bookida rohkem turisti, aga Soosaare pere. Makske klaarige otse ja rääkige, öelge ka siis, kui ma pean lihtsalt kaasa tulema. Rohkem ärge mind tültada. Ei kujuta ette jah, sina kõik ära bookitud juba. Mille, kuidas ta maksab või ise saate Ma ei tea, ta ütles, et ühine raha on kõigil. Ei, ma maksmistes ei osale.
triivib küll jah. Aga ma arvan, meil pole palju jäänud enam. Kas see on nüüd viimane või teeb seda veel? Ei tea. Mis kell on? Ma ei tea. Mul varastati kell ära. Andrus, sa näed, mis kell on või? Kurat, et ma selle kohvi kaasa tegin vähemalt. On seal kohvi veel järgi või? On kohvi veel või? Hea, et see kohvi sai kaasa tehtud. Sinna jäi veel kohvi või? Ma ei tea, sa pead kallama, proovima, kas sealt tuleb. Sina kuse häda, ma ei viitsi hakata vormi seljast selle kõike ära võtma. Lihtsalt ei viitsi. No küll me kommentaarid paneme kalurile. Kalavärgi. Kalapüükadi ei käi ainult selle järgi, ilma järgi. Siin on veevool. 2 päeva tormi. Kõik asjad mõjutavad. Selline on kalapüük, kui sa ei teadnud. See ei ole nagu Eestis jahimehed peab mingi looma ette, siis välismaale tuleb laseb baasile. Selline on kalapüük. Omal peab olema paat. Vahepeal lõuna ajal käid sees ära ja tuled jälle peale lõunat tagasi ja püüad. Ah? Ei, ma ei tea. Mida meil siin vastas? Ma tulin meil 7 sadamast välja. Meil on 2. Hiljemalt 3-st hakkab tagasi sõitma. Ma ei tea, kaua tal tagasi on. Seal on selle järgi, ta on mingi 3:30 peab sees vist olema. Või midagi siukest. Mida me tegema võiku. Ja üks molju on kõik kuradi kohvi ära joonud. Ma tegin ainult oma. Luga on. Nii kohe on seal pool. Väga keeruline on niimoodi, kui teed omale kohvi ja siis mingi vend lihtsalt Jaa, et ma selle kohvi kaasa võtsin, selle termodüga. magab viimase minutini on ja Kati võttis küüslaugud ka koos. See oli kõik mu kohvi, mis ma sain. Kõige tähtsam on see, et laps sai kala. Ülejäänud ei huvita mind absoluutselt.
edasi läheb? ma ei tea. sul on leid. Siin on veel midagi. Sealtpoolt. Mul on see siia vahele joonud. Saidki lahti. ei lollita siin. Kuulsite jah, ema ütles, ärge lollitage siin. Ema ütles, et ärge lollitage siin. ei lollita. Ta vaatab, kuidas see tuleb. Mingi kauba vahel. Kuule, ema ütles, et ei või lollitada laeva. ei lollitagi. Ma ei tea, tema arvates te lollitate. Langustiini laev. See on minu arust Langustiini laev. Langustiini oma. Aga see on see imelik, mis ma kalda peal, üks seisab, vaata, ta on päramootoriga, bensiinimootor on peal.
seal jala või? ei, teile käisite, autoga käisite. Autoga? Meil kütti on vahel. Meil kütti on pohku. Kellel bussile pool pakki. Meil on kõike. Sa ei pea tagasi läheme, siis ainult enam kodus midagi ei ole. Laps ei saa süüa, laps ei saa trenni. Ja täna mineb Lennu poest läbi joosta kummikommule tagasi. Juuli jälgi enda nädala rahast ilma, täitsa halb. Kuule, viiekas on päevaraha, mitte nädala. Kus sa kohe valetama? Kus sa seda valet õppinud oled? Vanamehe pealt õpid seda vilet kõike. Nüüd võtan välja, aga nüüd mul on üks kala ka kohe reis. Ajakad endavad, kui palju lubavad. Jah. See on nii palju lubav, et kajakad on kõik ära söönud. Liiguta natuke otsa, tõmba niimoodi. Mine natuke selle tahapoole on otsa, vaata, mis siin on. Mine kaugemale. Ongi nii või? Läks ära. Ai, kuulge eest ära oma pealt piip ja prillid. No, meie merereis saigi läbi. Mõned tunnikesed siis sai püütud. Sõidame ära kaldale. Asjad on pakitud. Ma pole teil alumist osa näidanudki. Lähen vaatame mis alumise osa ka ära. Niuke on siis elu siin, ma olen elanud 15 aastat jutti. Siin istud, sööd, magad. Siin on köök. Siin on kapteni pilt, kus ta võttis lobsteri välja. Siin on veel magamiskohad. Siin on vets. Ja ongi kõik. Ja meie seikluse lõpp. Saime kuskil 40 lesta, erinevaid, saime merihunti, saime merikukke, saime merirestikut. Kõike ütleme niimoodi, et kõik jäid rahule. Ilus ja sadam ka ja polegi midagi. Nii et jääge meiega. Homme lähme punast taga ajama pooleks päevaks. Ja ülehomme teeme ka midagi ja ongi nädal läbi. Neljapäeval tulid ja kolmapäeva õhtu lähevad või öösel või lähevad neljapäeva hommikul.